Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 109. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on külas üks naisterahvas, kes kirjutas mulle, et kuule, ma tuleks hea meelega jutustama. Ja mina mõtlen, miks mitte, tule hea meelega jutustama. Kuidas meie vestlus minema hakkab, ma täpselt ei tea, sellepärast, et ma Karinit enne üldse ei tundnud. Aga eks paistab. Tere tulemast, Karin Merevits. Tere hommikust. Alustame siis selles mõttes algusest, et see mõte, et podcasti tulla, kuidas sul see mõte vormuma hakkas või kus see idee tuli? No eks kõigepealt sellepärast, et ma olen ise päris usin podcastide kuulaja. Et kunagi varasemalt meeldis mulle hästi palju lugeda, aga nüüd peale siis nägemislangust ja suure osa nägemise kaotamist olen avastanudki enda jaoks podcastid ja hiljuti ühinesin Pärnu Pimedate klubi projektiga, kus sain endale coachi, kes siis ka nagu utsitab mind nii-öelda enda mugavustsoonist välja tulema ja tema panigi mulle selle idee pähe, et kuule, et aga otsi mõni podcast, et sul see jutustamine tuleb päris hästi välja. Nii, mul tekkis jutu taustal kohe nii palju uusi küsimusi otse loomulikult. Nägemislangus. Nii, mis taust sellega on või kuidas see sul alguse sai? Kui tagantjärgi võtta, siis täitsa algus oligi võib-olla üle 10 aasta tagasi, kui prillipoes ei suudetud mulle siis määrata vasaku silmatugevust ja saadeti edasi kontrolli. Ja siis käisingi Tallinnas erinevatel uuringutel ja kui neid vastuseid sain, siis mulle öeldi, et kuuled, et maksimum 5 aastat ja saad pimedaks tüdruk. Ja muidugi, ma ei tea, kas ma vaevu 20 olin, see oli ka ränk uudis, nutsin ja mis muidugi esimese instinktiga peitsin need paberid ära ja mul ei olnud too hetk ühtegi kaebust. Ja ma arvasin, et tegu on eksitusega. Ja siis nüüd aeg edasi ja kuskil 3 aastat tagasi tundsin, et autoga sõites, et kui teised autod tekivad järsku su kõrvale, et asi on ikka väga ohtlik. Ja siis too aeg siis läksingi tööle parasjagu ja meil käis seal siis Tootsis tuulikute ehitus, kus palju siis neid veoautosi sõitis. Ja vaatasin sinna poole, et mitte ühtegi autot ei tule ja järgmine hetk kuulsin seda veoauto signaali, mis tuli täpselt juhi poolt ja ma ütlen pool päeva ikka see viis rivist välja nutsin ja see utsitas ka, et ei, tuleb uuesti uuringutele minna, et midagi ei ole õige. Ja siis saadeti jälle Tartusse ja siis tehtigi ka jälle hästi palju uuringuid ja siis selguski, et vasaku silma põhjas on armkude, keegi ei tea, kuidas ta tekkis, aga et ütleme niimoodi, et suures plaanis siis vasak silm on dekoratiivses mõttes mul peas. Okei, kuidas selline kohanemine toimub, sest et see, nagu sa tõidki välja, et esiteks on see nagu päris ränk uudis, eks ju. Ja teisipidi see nõuab väga palju elulist ümberkorraldust. Väga. Et kuidas sinu sellega läinud on? No esimene hoog oligi see, et kui ma sain teada, et ikka väga vähe nägemist alles, siis oligi, et töö kaotasin, sest tööandja ütles ka, et ma olin siis too hetk CNC-operaator ja seal nõuab väga palju nägemist, seal hakkas juba juhtuma väiksemaid täpardusi ja ülemus ütles ka, et tal ei ole muud tööd pakkuda. Väga kurb oli mõlemal laiali minna, sest kuigi see oli minu jaoks täiesti uus ala, siis ta ütles, et ta nägi, et ma õppisin kiiresti ja tegelikult oli niisugune põnev ala. Aga jah, et siis oligi, et kui töö ka kaotasin, siis alguses olingi nagu puuga pähe saanud. Et nagu mis mu eesmärk üldse on või mida üldse edasi siit. Ja õnneks siis kohalik omavalitsus suunas kohe psühholoogi juurde. Ja see aitas väga palju, et kohe sai selle, ma ise küll alguses tundsin, mis seal ikka vaata. Aga sellest oli väga suur abi, sest ta nagu hoiatas mind ette ära, et mis siit tulema hakkab. Et oligi, et tegelikult see oli leinaprotsess. Et algus on see eitamine, siis tuleb see kurbus, siis tuleb see viha ja alles siis tuleb vaikselt see leppimine. Ja siis oligi, et esimene aasta oli selle nägemise leinamine ja siis nüüd ütleme, et tegelikult see aasta on päris palju on seda leina, et mis ma kunagi kujutasin, milliseks mu elu saab. Et päris palju asju tuleb kahjuks ära jätta. Aga sellest avanevad hoopis teised uksed, nagu ma näen, sa tulid täna mulle kingituse kotiga, et sa oled ise käsitöömeister. Jah.
et täpselt, et elu viiski sinna, et terve elu olen teinud siis sellist mehistööd. Kas siis tõstukijuhina, CNC-operaatorina. Olen isegi käinud kunagi koolis automaalriks õppimas, et väga nii-öelda mehisel alal töötanud. Ja siis oligi, et psühholoog ütles mulle, et aga nüüd sul on ideaalne võimalus. Et mõtle nüüd, mida sa ise teha tahad. Ja siis vaikselt hakkasingi mõtlema, et, no, et kui mul ei oleks mitte mingisugust takistust, mis ma teha tahaks. Ja küünlad on mul väiksest peale meeldinud, see küünlaleegi jälgimine, see on ka kuidagi nagu omamoodi teraapia. Ja tuli on mulle kogu aeg meeldinud, kas siis lõkkena, kaminas, mis iganes. Ja siis mõtlesingi, et ma hakkan endale tegema küünlaid, et see kõik saigi alguse küünaldest. Ja siis mõtlesin ka, et ma tahan teha sellist küünalt, mis oleks hästi puhas. Et paljud ei aimagi seda, et olgugi, et meil on poes ja igal pool on väga palju odavamaid variante. Ja ma saan aru, ma olen ise ka olnud see, et kui sul ei ole väga laialt laristada, et siis vaatad ikka, et kuidas soodsamalt saada. Aga me ei taju seda, et tegelikult kui palju on selles nii-öelda odavas küünlas sellist materjali, mida me ei tahaks väga sisse hingata. Ja teisalt ongi, et mul on kodus ka kass, kellel on hingamisraskused. Ehk siis paningi enda peale mõtlema, et tahaks, et ta oleks võimalik looduslik, kõigil oleks hea olla. Ja aroomide nuusutamine ja nende nimede välja mõtlemine, kleepsude disainimine, et see on niisugune hästi põnev ja saab enda loost väga palju nagu mängu panna. Aga aita mul mõista, kui sul on nägemisraskused, eks ju, sügav nägemispuue, nagu ma aru saan, on ju, et kuidas sa seda disainimistööd siis teed või mismoodi või kuidas sa siis seda teha saad? Minu õnneks on see, et ma kuidagi arvutis saan olla mitte väga pikalt, sest see pilt hakkab eest ära ujuma. Aga ma teengi nagu jupi kaupa. Ja alguses oligi need disainid olid hästi hektiilised, siuke, nagu mis parasjagu pähe tuli. Ja nüüd siis nagu viimase ajaga olen üritanud luua siis, et oleks mingisugune läbivjoon, aga samas, et oleks näiteks küünalde kleebised, oleks hästi lõbusad või kuidagi, et pilt annaks juba edasi, mis seal taustal on, et kas seda aroomi või asja, siis nimede mõtlemine. Ja mõtlesin, et nagu liiga igav oleks panna, et vaniljelõhnaline küünal, et Ja siis ongi, et näiteks, et vanille on hingehoid ja pojengi lõhnaline küünal on südamesoov ja siuksed erinevad põnevad sõnamängud on ka toimumas. See on päris äge, et see loominguline protsess seal juures on nii kihvt. Ja jällegi, et terve elu oled pidanud tegema tööd, kus öeldakse ette, mida, kuidas ja kui palju. Ja et nüüd on sellised vabad käed, et tee, mis ainult pähe tuleb. Mis sa siis veel teed lisaks küünaldele? Alguses oligi peale küünalde tuli kohe ruumilõhnastajad, sest mõtlesin ka, et eriti praegu suvisel ajal keegi istu küünlavalgel ja küünal on pigem siukse jaheda ilma oma. Ja ka ruumilõhnastaja sobib aastaringselt, et ta seda lõhna ajab ka ilusasti laiali ja sellega samamoodi, et valisin, et oleks baasvedelik alkoholivaba, ehk siis lõhn oleks siuke mahedam. Ta esiteks juba nagu läheb õhku nagu aeglasemalt, ehk seda kestab väga meeletult kaua. Et muidugi mulle on veits miinus, et kliendid tulevad suht harva tagasi, et kui neil lõpuks otsa saa. Aga see oligi, et järjest hakkasin võtma, et siis oli juba tuli, et aga kapid võiksid ka hästi lõhnata. Siis tulid siuksed väiksed kapilõhnastajad. Ja nüüd kõige viimane on see, et kuna mul on perekonnas hästi palju siis autoentusiaste, siis tulid ka autolõhnastajad. Kas nende tootete edasiarendamine või see mõte, et mis toode võiks veel tuua, kas keegi on siin nagu kuidagi nagu mentordanud ka või see on sul kõik endast tulnud? See on tavaliselt, kas perekonnas keegi mainib midagi või tuttavatest või vahepeal on ka see, et kui oled kella 3 öösel üleval ja siis tulevad head ideed. Muidugi, ma olen kuulnud, et kui kella 3 öösel üleval olla, siis tulevadki head ideed, sest et siis on see väsimus nii suur lihtsalt. Just, ja teinekord ongi kas või see, et ärkad keset tööd üles tuleb mingi hullult hea idee. Või on tulnud mõni hea nimetus mõnele tootele, et sellepärast on ka tasub alati väike märkmik endale öökapil hoida. Jagan sinu mõtet sellepärast, et ma olen ka öösel teinekord mingi väga hea idee saanud ja ma tean, et see on nagu nii väärtuslik mõte ja siis kui kirja ei pane, mõtlen, see on nii väärtuslik mõte, see peab hommikuni püsima mul peas ja hommikuks plaksti läinud. Ja siis sa tead, et oli hea idee, aga mis ta oli? Ja täpselt, et oli tõesti hea idee. Aga sinu tooted, kus nad praegu saadaval on? Kas sul on omal leht selleks või kus sa need? Facebooki leht ja Instagrami leht on ja peamiselt nii-öelda teades, kui tänapäeva inimesed tahavad olla ju hästi kindlad, siis ka Jaaga platvormil
on müügis, et mul oli ka oma e-pood, aga noh, tahes-tahtmata ei ole kogused sellised ja kogu need haldustasud ja asjad, et kokkuvõttes jah, see tegi pigem asja nagu miinusesse. Ja noh, et pigem võtta nagu asja rahulikumalt natukene, et siin esimese nii-öelda müügiaastaga saigi endale natukene juba liiga tehtud, et kus oligi, et ma unustasin süüa ja juua ja poole ööni pakkisin asju, et olin nii fokusseeritud ja et ikka tahad, et inimesed oleksid kohe ja saaksid kauba kätte, oleks rõõmsad, et siis pani natukene järele mõtlema, et ei maksa ka nagu hulluks minna. Ma mõtlen, et see on hästi inspireeriv, et ikkagi saada selline diagnoosist võib öelda, eks ju. Ja siis sellest ma ütleks, et ikkagi võitjana välja tulla. See on nagu nii äge, et vaata sellises kohas võib elu minna nagu ühtepidi väga sügavasse masendusse langeda või siis teisipidi saada aru, et jah, see on väga keeruline olukord, aga ma saan siit võitjana välja tulla, on ju. Ja minu arust, kui see teine variant on see võitjana välja tulemine, see on pigem haruldane ja pigem on see selline, wow, sul on mida rääkida ja jagada. Ja, et mulle ütles psühholoog ka, et hästi kerge on peale sellist uudist, et sa jäädki koju istuma, käed rüppe ja mõtledki, et elu on läbi ja kõik. Et eks mul endal on ka olnud väga neid mustasid aukusid ja eks see kõik see teekond käibki üles alla, raputab sind igate pidi, nii kui arvad, et nüüd on kõik hästi, siis tuleb ikka mingisugune hoop kuskilt. Aga võib-olla siin ongi see ka hea, et kuidagi mingisugust, kas siis geeni pidi või midagi on niisugust parajasti jonnakust ka antud. Ikka eestlaslik. Jaa, et mul võib ka olla võib-olla raske, pisarad jooksevad, pühid need ära ja teed, lased hambad ristis edasi, et varsti peab päike ka tulema. Jaa, aga see on tohutu jõud, mis su sees on, sest et noh, nagu sa tõidki veel, et vahepeal ongi raske, on ju, ja ka mina tunnen ka vahetevahel, et on raske, on ju, me kõigil on raske, siis on niisugune tunne, et issand jumala, et miks see kõik peab nii olema, on ju. Kui ma lugesin sinu kirja, mis sa saatsid, eks ju, siis ma mõtlen nagu, vau, päriselt, et tegelikult on võimalik absoluutselt igast olukorrast välja ronida nii-öelda. Jah, et kui keegi oleks võib-olla mingi, ütleme 5 aastat tagasi mulle rääkinud, kus ma täna olen ja mis ma üle olen elanud, et ega ei oleks uskunud või oleks arvanud, et küll see on veits nagu liialdad, et ma ei usuks, et noh, tegelikult tagasi vaadates alles märkan, et noh, see on ikka päris kõvasti jõudu ja ongi seda tahtmist just. Et see tahtmine ongi vist see kõige rohkem, nagu mitte alla anda. Et see tahtmine peab olema, aga samas peab olema ka mingisugune selline, ma ei tea, tõesti lisajõud või mis on aidanud sinul nendest rasketest hetkedest üle saada? Ilmselt on ka tugivõrgustik, et mul on perekond, kes peale no muidu me oleme üldse olnud niisugune nagu väga kokkuhoidav perekond, aga just peale seda, kui ütlesin perekonnale ka, et kuulge, et mu silmadega on nüüd natukene kehvasti, kõige raskem hetk, mis ma ütlen, mis jääb vist elu lõpuni meelde, ongi see, et kui ma läksin maale, isa istus oma seal paku peal ja rääkis endale ära, et mis arstid ütlesid. Ja ma mäletan, kuidas ta vaatas mulle silma sisse, ütles, et tead, tütreka, ma annaks oma silmad sulle. Mina olen juba kõike maailmas näinud. Mul oli pisarad, mõlemal lahmasid ka, et see on samas nagu nii armas, aga just ongi, et nad näevad väga hästi ära, et isegi kui ma ütlen, et kõik on hästi, nad tunnevad mind niivõrd nagu hästi, et nad näevad ära, et kuule, et sul ei lähe väga toredasti. Eks nad ikka helistavad rohkem, kutsuvad kodust välja ja siuke, et tagasi vaadates on siuke, kui te saite ikka jälle aru. Ja, et hästi armas, et kuidagi tunnetavad, on ju. Aga sinu kodukohandus, kui palju nagu seal kohandusi vaja teha oli siis? No eks kõigepealt oligi see, et seinavärvid nagu pigem tumedamad, et ongi, et ma vaatasin ka, et oleks hästi looduslikud toonid, et ongi rohelised, pruunid, hallikad ja igasse tuppa pimendavad kardinad, et mul on võimalik teha see nii pimedaks, kui ma parasjagu soovin. Ja siis ongi erinevad valgustid, et ongi kas siis põrandalambid, laualambid, köögis on need tasapinna kohal olevad valgustused, et noh, eks sinna läks ka omajagu finantsi ja kõike, aga noh, kodus on niimoodi, et ütleme, et vahepeal unustan ise ka ära, et silmadega midagi kehvasti. Ja noh, kui ma olengi turvalises keskkonnas või kus nagu
olnud olen, siis ega paljud inimesed, kes on ka äsja minuga tutvunud, siis nad ütlevad ka, et nagu, kui keegi poleks öelnud, poleks võib-olla arugi saanud. Jaa, no praegu samamoodi sinuga rääkides mina näiteks ei saaks aru, et midagi peaks teistmoodi olema, on ju. Sest et me ju suhtleme oma vahel, vaatame üksteisele otsa ja kõik on nagu hästi loomulik, on ju. Et see, kui ma sulle tänaval vastu tulin ja sa kepiga tulid, no see juba andis aindust, eks ju. Aga muidu niimoodi ei saaks aru. Et aga kuidas sina tunned, et näiteks mina küll, nagu sullegi ütlesin, et juhenda mind, kuidas sind juhendada on ju. Et ei oska, ei ole kogemust on ju. Kui palju sul nagu on sellega teemat, et sa pead nagu juhendama teisi, kuidas nagu sind juhendada nii-öelda? Õnneks nii palju, kui mul on tänaval appi tuldud, siis inimesed enam-vähem teavad juba, et ulatavad kuidagi moodi käe ja siis nagu hästi rahulikult. Et sammume, aga pigem ongi vaata see, et mis mind võib-olla vahepeal ärritab või siis isegi teinekord on juhtunud, et tõmbab ikka tänaval pisara välja, on see, et kuidas, ma olin ise ka, et kui mul see nägemine enam-vähem korras oli, siis ma tormasin ka pea seljas ringi ja tihtipeale ma tunnen, et mina oma vähese nägemisega pean rohkem jälgima, et inimesed mulle otsa ei jookseks. Ja see on vahepeal nii väsitav. Ja siis teinekord ongi tänu sellele ma koperdan kuskil otsa või astun kuskile lompi ja siis ongi, et see tuju läheb nagu nii kergelt nagu ära. Aga siis jällegi teinekord tuleb see, et ma ei tea, jooksed bussi peale ja keegi märkab ja siis juhendatakse ilusti bussi ja pakutakse listet ka, et jälle siis märkad, et kui ei, inimesi on ikka nagu nii toredaid ka, et see on ilmselt paratamatus. Jaa, no vot see ongi see, et mul tundub, et teinekord ei ole, nagu ka minul ei ole ka seda kogemust ja oskust, et kui palju ma nüüd pean sekkuma, kui palju ma nüüd pean aitama, et ma jätaks nagu muljet, et ma arvan, et sa ei saa ise hakkama, kust ma nagu tean. Jaa, et eks ma usun, et väga palju on ka, et kui inimesed märkavad kas mind või kedagi taolist nagu kas või natukenegi hädas, ongi see ka, et inimesed ei julge sekkuda, sest ma tean ka olukordi, kus paljud inimesed ongi kas vaegnägijad või mõne muu puudega, saavad vihaseks. Et mis sa arvad, et ma ei saa hakkama. Et selles suhtes, et ma saan aru, et miks inimesed nagu eemal hoiavad, kui sa just ise abi ei palu. Aga nagu seda enam ongi nagu hästi armas, kui tullaksegi juurde, et ma näen, et sa oled nagu hädas, et kas ma võin sulle abi pakkuda. Ja, et täiesti okei on vähemalt küsida, on ju. Ja. Et jah, et kui saabki pahaseks selle peal, no lasta siis saab, aga vähemalt mina olen saanud küsida, et kas tal on abi või, aga muidu ma ju ei saagi teada, on ju. Et pigem nagu ma aru saan siis mõnes olukorras, jah, mõni võib võtta seda nagu ebamugavalt, aga samas teine võib-olla ei julge küsidagi abi. Jah, et ma mäletan alguses ka mul oli hästi suur väljakutse see abi palumine. Et jälle samamoodi, et ma olen kogu aeg ise hakkama saanud, et kõik on hästi, kõik on korras. Aga et paratamatult ikkagi elus on tulnud hetki, kus ongi, et ei leia seda ust ülesse ja siis kui keegi küsib, et kas ta saab mind näidata, siis ütlengi, et jah, otsin seda ust, kas te saaksite mulle näidata, et kus see on. Ja. Ma mõtlen, et aga see bussiliiklus kõik, et sa nagu ma aru saan ikkagi siis ühe silmaga nagu näed, on ju? No natukene jah. Natukene, et siis sa ju nagu bussinumbed ja asjad kõik nagu tänaval liigeldes ikkagi orienteerud nii-öelda. See on jah, et kuidagi üritan ära lukustada, aga see tähendabki see, et ennem nii-öelda pilguga sa fikseerid kuskile pilgu ära ja siis loodad, et sa tavad seda õiget hetke, et linnaliinidega siin on kergem, et väga suuri vahemaid siin nagu nii ei ole ja kuskilt lähedki valesti, lähed maha uuesti mida iganes. Ja maakonnaliinidega on see, et üldjuhul, kui ma ei märka seda numbrit, siis kuigi mul on see kaart, siis bussijuhi käest küsin üle, et kas see on ikka see buss, et pärast avastad, et oled kuskil teispool Eestit üldse. See ei oleks üldse tore üllatus. Ja ma väga loodan, et sa satud alati selle liini peale, mis sul vaja on. Siiamaani on õnneks kõik hästi. Ja järgmine mõte, mis mul tekkis vahepeal sinu jutu taustal on, et sa ütlesid, et sul on coach olemas Pimedate Ühingu poolt. Mis see tähendab? See on suht hiljuti, et helistatigi võeti ühendust, et kus ma oleksin huvitatud, et on selline projekt, mis siis suunab vaegnägijaid või nägemispuudega inimesi, et kuidas hakkama saada tööturul või et üldse, et midagi sellelaadset ja minu meelest see on väga vahva asi, sest tõesti, et enamus töid, mis on, sa pead mingil määral ikkagi oma silmi kasutama. Ja just mul ongi nagu väga nagu suurepärane see, et ma teen käsitööd, mis ongi sükene loominguline, kuigi ma alguses ka ajasin väga perfektsust taga ja sükest juuksekarva mitte isegi pooleks või 3, siis nüüd olengi õppinud seda, et
käsitöös on seda kunsti ka, et vahepeal, kui inimene näebki, et sul on midagi natukene nässu läinud, siis see teeb just nagu asja paremaks. Ja see coach on mul praegu siis, meil on olnud 2 kohtumist veebi teel ja need kuidagi see klapp on hästi hea ja just see, et kuidagi suheldes räägimegi oma asjadest ja ta kuidagi suunab mind nii-öelda sellest mugavustsoonist välja. Et kuigi oli samamoodi, et tema see idee oli, et otsi mõni podcast, et sul see jutustamine tuleb hästi välja, siis tegelikult see oli päris hirmus. Siia sõiteski täna, ega võttis korraks peopesa digiseks, et millega ma nüüd hakkama saada. Aga kuidas praegu tunne on? Ei, väga vahva on. Et tasus tulla? Kuidas sul linnasse liiklemine selles mõttes nagu on, et ma mõtlen, kus kaugelt sa üldse tulid praegu? Tootsist. Tootsist? Oh, wow, okei. Maatüdruk. Aga et see liiklemine ongi, et see Tootsis on mul hästi kerge, et alev on enamjaolt ikkagi peas. Ja väike koht, kõik on juba kursis, et teavad, et mul see nägemine pole just parim. Linnas natukene keerulisem, et üldjuhul vaikselt juba üksi käimist natukene väldin. Just selle tõttu, et ma kardan pigem nagu kuskil komistada või valel kohal tee peale astuda. Et jah, et see sirgjoonelisust kõndimine nii-öelda, et see ei tule väga hästi välja. Et siis nagu kuna nii-öelda minu silmades on siis katki väga palju sellest osast, kuidas kõige lihtsamini seletada on see, et meil on silmas sellised väiksed asjad, mis moodustavadki meile selle pildi. Ja minul see tuleb kas mingite jupikestena, hilinemisega ja kui ongi hästi palju liikuvaid osasid, ehk siis kas autos või inimesi, siis see ongi hästi udune, hästi segane pilt. Et ja siis ongi praegu on kõige parem, mis meil on hästi vähe, on näiteks taktiilseid teid, mis võib-olla välismaal on rohkem, aga meil on bussijaamas, et kui keegi on mõelnud, miks Pärnu bussijaamas mingi osa teed on mummuline, siis see ongi vaegnägijate jaoks, et nad oskaks sirget joont hoida ja kõnniks busside ette ja saaks vahepeal natukene silmi puhata. Issand, väga äge, et sa selle ära selgitasid. Ja samamoodi on nende ülekäigu radade juures vahepeal. On samamoodi, et sa oskaksid seisma jääda õiges kohas. Aga nagu ma aru saan, siis linnas liigelda üleliia palju sa nagu ei taha iseseisvalt? Väga mitte ja sest ongi, et inimesi on palju, pigem viimasel ajal on olnud ka hästi palju nii-öelda teiste inimestega kokkupõrkeid. Vastu posti kõndimist on olnud. Et siis ongi, et pigem saatjaga on alati turvalisem, et kas siis perest keegi või mõni sõber, sõbranna. Aga sõltumata sellest, sa oled täna siin ja sa tulid bussijaamast siia ise. Ja see tee oli ka jah, selline väike väljakutse hommikuks. Väga paljud inimesed ei saa sellest aru tegelikult nendest väljakutsetest. Ja see on ka loomulik, vaata, kui ei ole ise kogenud, siis ei saagi päris lõpuni aru saada, et me võime nagu proovida mõista, aga tegelikult me ei saa sellest aru. Jah, et ma võin ju inimestele öelda, et põhimõtteliselt, et pange silmad kinni, minge kõndidega linnas ringi, vaadake, kui lõbus on, aga see ei ole ikkagi see, sest sa tead, et kui sa silmad lahti teed, siis on kõik jälle korras. Just. Et minul kahjuks sellist valikut ei ole, et nii palju saisin, et 2025 jaanuaris käisin ka Saksamaal doktor Fedorovi silmakliinikus, kus siis sai 2% nägemist paremaks, aga nii-öelda protsentuaalselt sai isegi 200%, aga et olingi, et nüüd mul siis vasak silm näeb 2%, ja parem silm näeb 5% 100-st, et siis see nagu ei ole väga, väga suur. Aga proovida tasus, et kahjuks küll jah, et pidi kõik omast taskust maksma, sest haigekassa paraku ei toeta selliseid asju. Aga vähemalt tea, et oli selline võimalus, kus oligi ka, et siis sai ka interneti kaudu siis paluda ka abi ja toetust ja see oli nii uskumatu, kui palju toredaid inimesi tahtsid nii-öelda oma panuse anda ja tegime isegi seal ühe seltskonnaga, et loosimised ja asjad ja vaatasimegi, et issand, inimesed nagu nii suure hooga tulid kohe appi ja muidugi ja siis lõpuks vaatasime, et okei, et saime minu summa kokku ja siis kogusimegi veel jõuludeks, et tegime enneaegsetele lastele ja siis puudega lastele nagu nende ühingutele ka väikse toetuse. Issand, kui suur Eesti inimese süda on. Me võib-olla isegi ei saa aru sellest, on ju? No ma oligi samamoodi tõmbas ikka pisaraid silmi küll ja just,
et esiteks kui palju võõraid ja samamoodi ka pooltuttavaid ja niimoodi, et nägid, et kes ikkagi olid sellised, nii armsad ja et saatsid veel nagu armsaid sõnumeid kaasa ka. Ja see toetus tegelikult eriti selles hetkes on nii tohutult tähtis, et see teadmine, et ükskõik mis on, aga ma ei ole kunagi üksi, keegi on alati olemas, on ju. Aga sinul see käsitöö huvi, kas see siis kasvaski nüüd siis, et nooremana sa kunagi siis ei teinud mingisuguseid käsitöö asju või? Nooremana pigem mitte. Nagu pigem see, olin ka selline kärsitu ja kannatust ei olnud ja siis mõtlesin, et ma tahan, et oleks nüüd ja kohe asi valmis. Et mõnes mõttes on see käsitöö aidanud mul ka seda kannatust paremaks muuta või siuke treenida nii-öelda. Et ei pea et kõik asjad olema poole sekundiga valmis ja nüüd ja kohe ja parem kui eile isegi. Aga mul tundub, et see on ka asi, mida ei saa üleliia lihtsasti õppida. Et see tuleb ka nagu kuidagi väga tugeva sisemise kasvamise toel. Et just see sama, et tegelikult on okei, kui asjad võtavad ka aega. Ja just see ka, et alguses võib-olla seda enesekriitilisust oli ka hästi palju. Et tahtsidki, et see toode või asi oleks kohe nagu kõige ideaalsem asi, mis üldse maamuna peal olnud on. Et aga vahepeal ongi, et lihtsuses pigem peitub õlu ja ei pea kõike nagu ülemäära keeruliseks saama. Kuidas sa selleni jõudsid? Nagu päriselt räägi, mis see valem on, mul oleks ka vaja seda. See ilmselt tulebki ajaga ja väga paljude pisarate. Et lõpuks on ka, et eks lähedased on ka seda sama mõtet mulle kogu aeg ajanud ja et kui lõpuks seda piisavalt palju korrutatakse, siis hakkad vaatama, et kurat on õigus. Et ei pea nagu tõesti üle stressama, aga seda on nii hea öelda. Tegelikult on nii tore öelda seda nagu sisutühja mõtet ise endale, on ju. Sest ma muidugi olen loomu poolest ka siuke veits ülemõtleja. Ja see on ka, et paljud on öelnud, et ära mõtle lihtsalt, sest mul siuke seda on nii lihtne öelda. Ütle seda mulle siis, kui ma kell 2 öösel lage vaatan ja oma elu otsuseid üle mõtle. Jaa, täpselt. Ja siis, kui sellele samal inimesele nagu vastu öelda, ära mõtle, siis ta vaatab sind sellise nagu, mis sul viga on. No täpselt. See on hästi inimlik lihtsalt. Aga sinu tootearendused, et on sul mingeid uusi mõtteid veel vahepeal tulnud või tekkinud, et mida sa tahaksid veel juurde teha? Pigem ongi võib-olla see, et olemasolevaid veel veidikene arendada. Et ma olen mõelnud, et tegelikult tahaks veel, et ikkagi tahaks nende küünalde peale ka mingisuguseid väiksemaid kaunistusi teha, aga see kohati tundub siukene kõva pähkel, et nagu sellist peenikest detaili ilusaks saada, et mõte vähemalt on. Ja teisalt on ka see, et võib-olla ruumi lõhnastajate siis lõhnu laiendada, et praegu on ainult seda 3 lõhna, et inimesed on öelnud, et võiks ka muid lõhnu olla, et seda valikut suurendada siis. Mitu lõhna? 3 lõhna. 3 lõhna. Minu arust on see täitsa okei. Selles mõttes, et vaata ei saa ka üleliia hulluks ajada, on ju. Mina tihti käin poes niimoodi, mõtlen, et issand jumal, see valik on liiga suur, ma ei oska valida. Sama teinekord on ka hea, et kui sul on ikka liiga palju valikuid, siis teinekord jääb see otsus tegemata just sellepärast, et on liiga palju valikuid. Mis su kaubamärk on või mis nime alt sa üldse olid? Kameka käsitöö. Kameka. Ja, et selle mõte oli ka, et noorem vend nii-öelda aitas seda. Et pere chatis siis viskasin, et võiks siis nagu mingi brändi nime ka võtta. Ja seal oli meil igasuguseid naljakaid pakkumisi, aga siis ta alguses pakkuski siis nii-öelda nagu selle sõna välja öeldud, et Karin Merevits Candles, aga siis mõtlesin, et aga kui võtta need tähed, siis oleks täpselt siukene mõnus brändi nimi. Kaua sa toimetanud oled, tulete mulle meelde? Kas äkki nüüd 2 aasta? 2 aasta. Ja kuidas sa praegu nüüd siis tunned, et kui need esimesed nagu kasvuvalud on nagu möödas nii-öelda? Kusjuures mul alguses isegi läks võib-olla suurema hurraaga ja võib-olla oli ka, et see uudne asi ja kõik niimoodi. Et nüüd oligi viimane laat oli mul Seljametsal 16. mai ja see laat oli siis see, mis õpetas mind kõige rohkem. Et sain selle nii-öelda valusa löögi ka, kus oligi see, et nii-öelda tulin omadega nulli, et kui kohatasu maha võtta. Aga siis oligi, et vaatasin, et meil vastas boksis müüdi neid taimi ehk aeg on juba teine. Minu hitt on tavaliselt need jõululaadad, et kuigi nüüd täpselt siis 6 aja pärast 25 juuli on Reiu Rehetalus laat tulemas. Et need suvised laadad on siuksed konksuga, et kunagi ei tea, et kuidas parasjagu läheb.
Ja ma annan sulle kohe siit uue idee, et kui on mõni küünalt selline nagu tsitruseline väga hea sääsepeletaja või mingi putukapeletaja, siis see läheb ka äkki suvel kaubaks. Jah, võimalik. aga iseenesest ma mõtlen, et see teema, et sa üldse julgesid nagu ühendust võtta ja nagu siia tulla ja et kui sa nüüd oma coach'ile rääkisid, et sa nagu tuledki, ju on teil juba jutuks olnud. Kusjuures ei ole, ta ei tea. Ta kuuleb seda niimoodi otsa ja. et see on ikka päris äge tegelikult. Et ma mõtlen, kas ma ise julgeksin niimoodi, isegi siis, kui keegi ütleks, et kuule, võta ühendust, mine nagu räägi. Ega ei julgeks küll, see peab ikka väga tugev sisemine tuli olema, mis on nagu... See ongi siuke, et ma ei tea, viimasel ajal ongi need viimastel aastatel on hästi palju see pea ees vette hüppamist nagu. Et no vaatame, mis siit saama hakkab. Et samamoodi ju sai siin siis paar aastat tagasi noorema vennaga MTÜ asutatud. Et väike rallipisik on ka meil perekonnas ja mul siis noorem vend sõidab rahvakrossi ja siis nüüd vaikselt juba hakkab päris hästi minema, et on juba neid esikoha karikaid ka koju toodud, et väga uhke on vaadata, et ma olen alati olnud tal seal raja ääres kaasa elamas ja need rallipäevad on ikka, see pulss on ikka päris kõrge seal raja ääres. Ja need korrad siis, kui on veel esikohtul, muidu on ka, et kui ikka selle esikolmikusse tuleb, siis ega meil seal enamus perekonnast on silmad märjad. Tore on näha, et ikkagi saan nagu teiste unistustele ka kaasa aidata. Sa tõid välja, et teil on hästi selline ühtehoidev perekond ja mul tundub, et see ei olnud lihtsalt sõnakõlks. Vaid see nagu ongi see, et nii kui sa rääksid, see kohe nagu olid nii sees kogu selles teemas. Ongi, et meil on need ühised istumised, siis seal sujuvalt on terve perekond MTÜ-s ka, et kõik aitavad, kuidas saavad. Et kes oma teadmistega, kes finantsiliselt, kes lihtsalt nagu olemas olemisega. Aga see on näha, et see kuidagi nii ühte perekond on just see, et üks kõigi ja kõik ühe eest. Aga need sinu tooted veel, need lõhnad, kuidas sul see idee tekib, et mis lõhna nagu teha? Kas see ongi lihtsalt niimoodi öösel kell 2 lage vaadates või kuidas sul need ideed tulevad? No alguse sai see täiesti nii-öelda, et need lõhnad, mis jutustasid oma lugu. Et näiteks pojengi lõhnaline küünal südamesoov, et mul on pojengid väiksest peale meeldinud, need tuletavad meelde minu seda maakodu, kus ma üles kasvasin, et see pojengi lõhn ja kõik see ja vanilja on mul väiksest peale meeldinud. Et ükskõik miski, mis vanilja lõhnaline oli kohe mu lemmik. Ja siis kolmas lõhn, et need ongi need ruumilõhnastajate ka, need lõhnad, siis on see kodusoojus, mis on siuke hästi puidune. Et mul on kogu aeg puidulõhn ka meeletult meeldinud, et see rahustab hästi palju, ma olen siukene rohkem metsainimene. Ma tean, et alati on need inimesed, kas mereinimesed või metsainimesed, siis kuigi mere ääres on ka tore, siis ma olen see, kelle hing puhkab ikka seal metsakohina sees. Aga need lõhnad, mismoodi need sünnivad või kuidas sa nagu teed, kui see kodulõhnastaja näiteks on, et mis see tootmisprotsess on või mis materjal ta üldse on? No kõigepealt ma pole veel lahti teinud, ma ei tea. Kõigepealt on muidugi, ongi see aruumi valik. Ongi, kas tuleb mingi lõhn ise või siis vaatan siis tarnijalt neid kirjeldusi. Et teinekord on siuke kirjeldus ka, see tundub nagu kõlav nii huvitavalt või tahaks seda järgi proovida. Et on olnud ka pettumusi, et kus tellid ära ja nagu peas on hoopis teine lõhn ja siis on siuke, see ei ole ikka see. Ja siis ongi, et mul tihtipeale on see, et mul on toode valmis, siis mul on siuke, et aga nüüd mul oleks mingit head nime vaja. Ja siis tihtipeale ongi, et see nimi võtab just kõige rohkem aega. Aga küünlad on sul ka kindlalõhnalised siis kõik või kuidas sul küünlad on? Küünlad tulevad ka niimoodi, et ongi, et on see esikolmik, kes oli, ja siis on järjest juurde võetud, et suvine suudlus on näiteks maasika vahukoorte lõhnaline, espresso macchiato on kohvilõhnaline ja siis vaikselt siuke vaatad ka, et mis parasjagu inimestele nagu huvi tekitab või päris palju lähtun ka endast, et mis mulle endale meeldib ja mis lähedastele meeldib. Kuidas lõhnab maasikavahukoor? Aita mul nüüd mõista. Maasikad ja vahukoor. Ei, ma mõtlen, kuidas see nagu lõhnab. Ma nagu isegi kuut ette praegu. See ongi siukene nagu võtad need värsked maasikad, lõigud nad tükkideks, paned vahukoort juurde ja siis ideaalne magustoit suveks. Kuidas sa selle lõhna saad üldse?
või siuke rõhn on juba olemas. see lõhn on jah, et aroomiõlid, et ma vaatasin ka, et aroomiõlisi on ka ju väga suure lai valik ja nagu ikka, mulle meeldib minna hästi põhjalikuks ja vaatasingi, et oleks võimalikult puhta koostisega. Et ei taha näha seal sees mingisuguseid imelikke asju, mis ei ole just tervisele head ja mis ongi kõige tähtsam, et toode oleks vegan ja et ei oleks loomade peal testitud. Ma lihtsalt mõtlen nagu maasikavahu ja kui sa nagu ise kodus seda põletad, siis sa nagu tunned, et sa sükest nagu suvist maasikavahu korra. Noh, põledes on ta sükene isegi natukene mahedam. Selle laatadel on ka, et kui inimesed ikka nuusutavad seda küünalt, siis paljud ütlevad, et ilanäärmed hakkavad jooksma kohe, et nüüd tahaks mingit head kooki süüa. No vot, siis on natuke ohtlik, on ju? Jaa, et sellepärast mul on ka küünalte selles kasutusjuhendis ja selles infolehes, mis kaasas on ka kirjas, et küünlad võivad küll hästi lõhnata, aga söömiseks nad mõeldud ei ole. Et vähemalt võtad selle vastutuse enda pealt ära, on ju? Naljaga pooleks nii-öelda. Aga sinu sellised pikas perspektiivis plaanid on ikkagi enda käsitööbrändi siis nagu veel suurendada või mis sa nagu näed, mis elu toob? Kasutan siinkohal oma ka pere lemmiklauset, et vaatame seda jooksvalt. Et alguses oli küll plaanid hästi suured, et unistasin oma väiksest poekesest isegi, aga tänapäeval kõik asjad on nagu nii meeletult kulukad, et pigem ongi, et võib-olla siis ongi sükest pisikest joont ajada, mitte kaotada enda seda lõbu selle asja juures. Et kui see algas hobist ja tegelikult mulle meeldibki, kui ta on selline pisemat sorti, et siis ma saan seda nautida. Et kui ta läheb juba nagu peaaegu massi tootmiseks ja kui see hakkab nagu stressi tekitama, siis ta kaotab oma võlu. See on nii õige jutt, mis sa räägid nagu tõesti, ma ise tunnen ka mõnes osas, et kas või see podcast, eks ju, et võiks temast ju tekitada nagu palgalise töö, on ju. Et ta on ka nagu hobi mul. Ja siis ma mõtlen, et kui ma teen seda nagu palgalise tööna, siis ta tekitab nagu tohutu stressi, et ma just nagu pean, on ju. Aga kui ta siuke hobi on, siuke lust, selline rõõm on, siis ongi see, et teed hoopis teise tundega. Just see, et kui ongi, et ma tahan, mitte et ma pean. Siis ma pean rikub väga paljud asjad ära. Ma olen ka kodus küünlaid teinud, sulatanud ja siis vormi valanud. Ja mul käib see nagu hooti, et vahepeal tuleb nagu tohutu tuhin peale, siis ma jälle teen ja siis ma nagu tunnen nii suurt rõõmu, on ju. Mõnikord ei õnnestu ka, mingil põhjusel osad nagu tahenevad niimoodi, et ümber tahi tekib nagu auk, ma ei tea, mis ma siis valesti teen. Ja siis on see tunne, et nagu ma ei tahagi teha, on ju. Vaat see oleneb ka, mis vaha kasutada, et mina oma õnneks olen valinud kõige pirtsakama vaha ehk sojavaha. Ehk siis see on igastuma tujude ja tunnetega, et siin jõuludel oligi väike sükene mentaalne breakdown, sest ma tegin väga suure laari küünlaid, mis oli niimoodi, et vaatasin alguses, et teab ilusti ja ära tahenedes, et ta oli selle klaasi küljest lahti löönud. Aga see oli ka, et mina olin nutu ääre peale, kõik on rikutud. Ja kõik, kellele ma seda pilti siis näitasin, et kuidas tooted on öeldud, et issand, see on nii lahe. Et poes on kõik ju nagu nii ilus, et sellised tahad just vaadata, et oi näed, siin on see kujuke ja see teeb selle mustri, et see on nii vinge. Siis vaatasin ka, et tõesti. Ja see ongi see, et nagu korraks mõtled, et selline katastroof ja sellest tuli välja siis nagu lõpuks nii vinge asi, et inimesed ostsid ikka väga suure hoolega. Mul on hea meel, et sa julgesid jagada seda, et sa ei jätnud selle nii-öelda katastroofi enda pähe ainult, eks ju, vaid sa jagasid ja siis leiti, et mis nalja, palju ägedam kui muidu. Ja, et esimese hooga ma mõtlesin ka, et ei, prügikasti kaupa. Ja siis oli kuidagi hakkasid kõigepealt ongi perele näitama ja siis mõtlesin, et et võib-olla äkki nemad lihtsalt ilustavad mulle seda juttu, et kõik on korras. Ja siis paari nii-öelda tuttava käest ka küsida, kui nemad ka ütlesid, et ei, see on väga vinge ja väga omapärane. See oli, et neil võib õigus olla. Tead, sa natuke julgustasid mind, kas ma kasutasin ka soojat ja no tõesti, kui nagu taheneski niimoodi, et nagu mingid imelikud augud olid sees ja mõtlesin, mida ma nii valesti teen. Ja siis sa ütled, et sina, kes sa oled ikkagi juba natuke kauem teinud seda on ju kui mina, et sul ka tulevad sellised vimkad sisse. Siis see on yes. See on kunst. Just, see kunst on, et ei tasu kohe hakata ennast nagu materdamad maa ei saa hakkama. Vastupidi, see on nii äge. Ja pigem ongi see, et ma olen ise ka hakanud vaatama igasugustel toodetel ja asjadel, et võib-olla otsidki seda toodet, mis oleks nagu teistmoodi.
ja kogu nende vimkadega toodete puhul, mis mul on tekkinud, olengi mõelnud, et aga mina ei ole ka ju nagu teised. Et võib-olla sellepärast ka, et kuidagi need nii-öelda alguses, mis tundusid, et läksid vussi tooted, siis muutusid kuidagi väga lähedaseks just, et see on nagu mina. Yeah. Natukene teistmoodi, aga tegelikult see on ikkagi sama toode, aga lihtsalt natukene vimkaga. Kas mõni asi on kuidagi nii kalliks ka saanud mingi nii suure emotsionaalse väärtusega enda jaoks, mida nagu ei raatsigi müüa lõpuks? Vist ei olegi. Pigem on vaata see, et ma nii väga tahaks enda küünlaid nagu kodus ka põletada. Ei raatsi. No kingsepp on ju. ja siis on ka, et vahepeal ma lihtsalt käingi nuusutamas neid ja mõtlen, et oi, nii head. Aga vähemalt sul on võimalus nuusutada neid, on ju. Ja mul ongi kodus on ka vitriinkapp ja siis ongi, et eriti kui suvisel ajal, et kui on aknad lahti, see tuuletõmbus on. Iga kord tuleb seal vitriinkapist mingi erineva tootelõhn. Ja siis ma mängin nagu seda memoriini, et nii, see on see autolõhnastaja, mis nüüd lõhnab. See on see küünal, mis nüüd lõhnab. Ja. Issand, kui äge. No tegelikult see on nii mega äge. Jah, on nagu elu tohutu raskuse andnud, eks ju. No tõesti, see on ikkagi väga suur raskus, millega väga suur osa inimesi hakkama nagu ei saaks. Aga sa oled sellest nii suure kingituse välja võlunud. Et see on nii äge, see on nii inspireeriv. Kas sa ise muidu saad aru sellest? Ei saa. See on ilmselt jälle see, et kui ma kunagi jälle tagasi vaatan, et siis on niisugune, et õudne, mis hüpe on jälle tehtud. Et vahepeal tundubki, et see on nii tavaline. Meil kõigil on nagu neid raskeid päevi, häid päevi. Endal on ka see, et see vaimne tervis ikkagi aeg-ajalt vajab nagu veits turgutamist. Aga muus osas on küll niisugune, et jah, on ikka päris suur hüpe võetud ja mõelda selle peale, kus ma võiksin olla vabalt. Et ongi, et seal üksi kodus nurgas ja ootadki oma viimast päeva. Aga tegelikult on sul kameka olemas hoopis tükis, on ju. Et ülilahe. Ei, täna võtame jutuajamise kokku igatahes. Mul on nii suur hea meel, et sa selle otsuse vastu võtsid ja kirjutasid mulle. Ja ma olen päris kindel, et sinu lugu on nii mõnegi jaoks inspireeriv, kes võib-olla mõtleb ka, et on need eluraskused, mis tahavad vahepeal murda, aga siis mõtleb, et ei, Karin saab hakkama, saan mina ka. Ja ma mõtlen ka nagu selle peale, et ükskõik, mis raskuseid elu ette võtab, et kas või üritada vastu jonnida, et mitte lihtsalt kergekäeliselt alla anda. See on nii äge mõte, kas või üritada vastu jonnida sellele elule, mis see olgu. Aga veel kord aitäh sulle, Karin, jõudu tööle ja järgmiste jutustamisteni. Aitäh selle võimaluse eest.